raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Me vahendame kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, komisjonidest ja muidugi kuluaaridest. Ja täna alustame Vaba Sõna saadet energeetika teemadega, sest Riigikogu menetluses oli lausa 2 eelnõud, mis tõstavad energiakulusid ning soosivad tuuletööstuse pealetungi. Me räägime ka justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ettekandest kriminaal- ja õigusloomepoliitikast ja samuti tuleb juttu esmaspäeval vastu võetud euro pealekaebamisseaduse täiendustest. Evelin, see nädal oli tormiline, mis puudutas energia teemasid, silmad võttis kirjuks, et 2 eelnõud oli korraga menetluses, mis käsitles energiaturu muutmist, üks 3. lugemisel, teine 2. lugemisel, lisaks veel planeerimisseaduse muutmise seadus. Mis selle tormi ja tungi taga on sinu hinnangul? Tere ka minu poolt, jah, et meie oleme ju siin, ma ei saa öelda, et meie eelkõige ikkagi koalitsioon Reformierakonna eestvedamisel on siis kiiremas tempos hakanud taastuvenergiat arendama ja me oleme ka erilises situatsioonis, me oleme lahti ühendatud Venemaast, me peame arvestama, et ka need Estlingid kõik mingil hetkel võivad rivist väljas olla, et millised on meie tagatised siis, kui me toimime saartalituse tingimustes, et kuidas me hakkama saame. Ja ega siin ei olegi midagi suurt ega uut, vaid eks me peame siis toetuma oma igipõlisele põlevkivile. Ja teised eelnõud puudutasid siis ka planeeringute kiirendamist, et sõita kohalikust omavalitsusest kiiremini ja julmemalt üle, et ei saaks enam kaasa rääkida ja kolmas eelnõu puudutas, kuidas siis rohkem raha suunata elektrivõrkude arendusse, et jälle tarbija peab kinni maksma ja ega me ei saanud ka päris õigeid vastuseid, sest nagu me mäletame, meretuuleparkide puhul olid ju need arvutused vigased, välja mõeldud ja siin me saime ka ikkagi selliseid ulme summasid, et Mario Kadastik Reformierakonnast püüdis neid arvutusi ja mõttekäike kaitsta, aga minu meelest ta läks korduvalt rappa. No läks rappa minu silme all ja hakkas kangesti õigustama ja oli suures hädas. Viimasel ajal on neid hädasolekuid nii palju ja täna me räägime kohe mitmest hädasolijast, kaasa arvatud Liisa Pakostast. Aga planeerimisseadus, Evelin, see on ju selleks, et kohalikel omavalitsusel rohkem käsi murda, maha suruda neid ja lasta siis tuulikutööstus kõik jälle vohama. Jah, et seal oli siis sellised muudatused sees, et kui on juba need eelplaneeringute käigus tuulikute asukohad välja valitud, siis justkui enam ei peagi detailplaneeringutega tegelema, väga lühikesed tähtajad, kõigest 30 päeva, et kohalikud inimesed saaks sellega tutvuda või arvamusi anda, aga kujutage ette, see kõik on nii lühikene ajavahemik ja jälle puhtalt selle peale välja mindud, et kohalikud elanikud ei saaks takistada tuuleparkide rajamist nende taga aeda. No ma loen seaduse teksti, sellega peaks kõik selge olema, et muudatusega täpsustatakse, et ka elukohaga seotud tuuleenergiast elektrienergia tootmise maksustamise aluseid, siis eelnõu muudatuste eesmärk on hõlbustada riigi eriplaneeringute ja tuuleparki kavandavate kohalike omavalitsuste eriplaneeringute menetlemist ning tagada õigusselgus. No see on ilus romantiline ütlus, aga tegelikult eriplaneering on ju see, millega rullitakse
omavalitsusest üle. Ja sina, Evelin, pidasid pika ettekande, et räägi, mida sa siis inimestele seletasid. Jah, et rääkisin sellest, et mida siis kohalikud inimesed tahavad, ega siis nemad ei ole tulnud ju selle plaaniga, et teate, et oleme 2050. aastaks süsiniku neutraalsed, ehitage aga pealegi neid monstrumeid taga aeda ja täitke pealegi päikesepaneelidega põlde. See on nii karjuvas vastuolus ja inimeste, Eesti elanike soovidega ja eelkõige just maainimestega ei arvestata, sest ega neid päikeseparke ja tuulikuid ei tehta ju Tallinna lähedale ega Tallinna kesklinna, vaid just maapiirkondadesse, kus inimesed soovivad vaikuses elada ja eriti karmides, et seal tulevad ka veel need võrgutasu teemad, et kuidas jälle on need lisakulud, mis tekivad taastuvenergia tootmistega inimeste selga suunatud, et just tarbija selga ja ma ütlen, et ma jäin paljudele küsimustele ei saanud vastuseid, et kui me toodame nii palju tuuleenergiat ja samas me peame ju poole nende võrguliitumistasudest tarbijatene kinni maksma ja siis mõtled selle peale, et me ehitame maksumaksja rahadega sinna looduskaitse alale tuuleparke, need võrguühendused on väga pikad ja need tuulepargid asuvad tõesti väga kaootiliselt ja see on ju kõik väga kallis, sest... Evelin, mina ei saa aru, kui kaua Eesti inimesed lasevad ennast hanitada, sest võiks ju arvata, et ollakse mingi kogemusi omandanud turumajanduses elamisest, aga Euroopaga ühte kõige kallimat elektrit osta tuima näoga ja kannatada ära ja valida neid kaelamäärijaid tagasi, see ei ole normaalne enam, et inimesed, osad inimesed, kes neid valivad, nad tegelevad ju omamoodi majandusliku suitsiidiga, hävitavad oma enda võimekust ja võimalusi. Ja ma tooks selle näite ka, et Rain Epler juhtis tähelepanu, et on kahte tüüpi reformierakondlasi, et ühed Maarja Kadastik, kellel on füüsikuharidus, kellel on doktorikraad, saab väga hästi aru, kuidas käivad need arvutused, sagedused, inertsia, kuidas see kõik töötab. Ja samamoodi ka Mait Klaassen, kes on ju ka hariduse Maaülikooli rektor saab ka jälle väga hästi aru, et täiskasvanud metsa muutmine sooks ei ole mõistlik. Aga samas, kui tuleb seadus Riigikokku, tõstavad nad käed ja hääletavad poolt, et seda kõrvalt vaadata on väga valus, et on tõesti, ütleme nagu Anneli Akkermann, ta ei saa nagu mitte milleskist aru, kui räägitakse energiast ja hääletab poolt. Aga Maaülikooli professor ja endine rektor ei lähe Reformierakonnast minema, kui neile tullakse rääkima, et sotsiaalne sugu ja neid on sadu, on siis nagu teaduslik konsensus, et minu meelest kuskil võiks kellegil krõks ära käia ja öelda, et ma ei suuda seda kannatada, ma lihtsalt ei kannata pettuse vale idiootsusega kaasa jooksmist, aga reformis ei ole seda juhtunud, järelikult on nad kas eksinud või siis suur osa ka valetavad. Ma soovitan kõikidel kuulajatel järelvaadatavana Riigikogu otseülekannet Riigikogu istungist, mis toimus kolmapäeval, et see oli seesama elektrituru seaduse teema. Just ja seal oli päris palju naljakat momente, näiteks Anneli Akkermanni kõne, et korraga ta ilmus ei tea kust, ütles, et oli väga hoogne kirglik. Et tema olevat kabinetist vaadanud ja korraga hakanud mõtlema, et mis asi on juhuslik elekter või juhuslik. Kuule, ma tsiteerin, ma loen otse, et mitte eksida, et ta tuli hooga välja
ja siis ütles õndsa naeru näoga, et istusin oma kabinetis, kuulasin istungit ja räägitakse mingisugusest juhuenergiast. No mis asi on juhuenergia? Päike on, guugeldasin, Vikipeediastki ei tulnud välja, et kui üldse miski on igavene ja mitte juhuslik, siis et rahvuskonservatiivne erakond peaks teadma, et piibli 3. lause ütles, Jumal ütles, saagu valgus ja valgus oli hea. Päike ja tuul on ühed igavesemad asjad, mis üldse on meie elu mõõtmes. Tegelikult põlevkivi ei ole nii tasuta nagu päike taevas või tuul merede ja maade kohal. No nii, Evelin, see läks ikka täitsa teoloogiaks kätte. Läks muidugi huumoriks kätte, et kui keegi tuleb rääkima, et päike sul paistab 24/7 ja kuna Jumal on selle loonud ja see on igavene, siis mul tekkis kõhe tunne. Mõtlesin, et Jumal hoidku, et nüüd nad hakkavad arsti ka Jumalat käibemaksustama. Evelin, ma läksin pärast seda ka pulti, sest minul tekkis ka küsimus, et kust tal selline hoog peale tuli ja ütlesin, et vaadake, et vahepeal on pärast päeva ka öö, et päike ei paista kogu aeg. Et päike ei ole selles mõttes igavene, et ta kogu aeg energiat toodaks, et öösel ei tooda päikesepaneel energiat ja tuul ka kogu aeg ei puhu, nii et see on, ja siis ta oli pahane see juhuelektri termini peale, võtsin kätte eelnõu teksti ja lugesin talle ette seletuskirjast, kus öeldi, et on ilmastikus sõltuv elekter, meie terminoloogias juhuelekter, sest ilmastik on juhuslik, pilved tulevad, pilved lähevad, tuult on, tuult ei ole ja siis oli seal kõrval juhitavad energiavõimsused. Seletuskirjas, seaduse eelnõus, mida te veel soovite siis, et üks on juhitav ja teine on ju juhitamatu, sest keegi ei tea, millal loodusel on tuju tuuliseks minna. No see näitab ikkagi reformierakondlaste taset, et me oleme juba viimased 2 aastat rääkinud taastuva energeetikast või juhuelektrist. No kas see Hispaania näide, et korraga kadus see juhuelekter ära, me ei tea, mis põhjusel ja milline kaos järgnes ja nüüd tuleb siis Anneli Akkermann, kes on olnud ka minister ja korraga jäigi mulje, et inimene sai oma kabinetis valgustatuse ja kuulis sõna juhuelekter, et ta on suutnud toimida Riigikogus ilma, et ta kordagi oleks selle terminiga kokku puutunud, ta pidi seda guugeldama, et selgus saada ja sai selguse, et olgu jääb meile päike, et päike justkui peakski kogu aeg elektrit tootma ja unustas seejuures ära, et öösel päike ei paista ja meil on päris palju tuulevaikseid õhtuid ja päevi, mis teebki selle elektri juhuslikuks, Aga Evelin, üks asi veel, et kõvasti oli vaidlemist Mario Kadastikuga numbrite teemal, et no ta on vahel nagu kohal ja siis tahab kiidelda, et tema on ka füüsik. Mina ütlesin, et kuulge, teeme füüsika toetusrühma ja loeme ette füüsikaõpikut teile, me ei ole kadedad. Ehk siis kuidas peaks toimima energiasüsteem igal juhul mitte juhuelektri alusel. No teadusspekulante on ennegi nähtud ja kõige markantsem näide on siin 150 sugu, mida meile kaela määritakse. Kooliõpikus on 20 sotsiaalset sugu, et kui teaduste akadeemia ei hakka karjuma sellise asja peale, siis on midagi viltu. Kui õpetajad, koolitajad, haritlased, teadlased ei hakka karjuma selle peale, et mida te teete, millist lollust te meile räägite, siis on midagi viltu. Kui lapsevanemad ei hakka vastu laste juhmistamisele, siis on midagi viltu, et see on meie kõigi ülesanne kaitsta meie lapsi. Aga sama on see juhuelektriga, et me saame Euroopa kallima elektri niimoodi, me saame siis Hispaania ja Portugali stiilis elektrikatkestused, see on paratamatu, kui me juhi elektri peale üle läheme. Ja, aga minul tekkis Mario Kadastikuga vaidlus, kui ta tuli rääkima, et saate aru, et neid võrgu
ühendusi ei maksa kinni ainult tarbija, vaid teise poole sellest liitumisest maksab tootja kinni. Ja siin tekkiski selline küsimus, et kuulge, et ega ju keegi ei maksa ju oma tegevusele peale. Tootja, elektritootja võtab ka selle raha tarbijalt ja keegi ei vastuta, et kui need igasugused tuulegeneraatorid ehitatakse täiesti ebamõistlikesse kohtadesse. Ja kogustus. Ja hajusalt. Ja tegelikult see kõik lähebki väga kalliks. Ma peaks nende käest küsima, et mitu kilomeetrit nad on arvestanud neid kõrgepingeliine juurde selle kaardi järgi, kui me vaatame Eesti kaarti, kuhu on mõeldud need tuuletööstused rajada, siis see on väga hajus selline lapiteksti. Tohutult kallid ülekandeliinid, salvestused, need on kõik sisse arvestamata hindadesse, aga mina ütlen, Evelin, praegu kehtib rohkem veel kui enne meie valimisloosung. Päästame Eesti, sest energiasüsteemi päästmine on ka majanduse päästmine. Energiasüsteemi päästmine on inimeste igapäevase toimetuleku päästmine. Aga korraks veel, mul tuli meelde, kui Marioga siin kemplesid ja tema proovis ka edvistada oma arvutamisoskusega, siis tegelikult on temal hoopis üks väga tume plekk seljas, nimelt testihange, ta oli Liina Kersna, haridusminister Liina Kersna nõunik 2022. aastal, kui tehti kurikuulus testihange, kus siis telliti 2 miljonit testi. See test siis suunati ühele firmale ühe telefonikõne põhjal ja maksti ligi 3 miljonit eurot rohkem, kui 6 aega hiljem tehti hange. Siis juba oli võimalik 11 firmalt küsida, aga siis ei olnud see äri ka aus, aga sellegi poolest maksti 2 miljonit juba vähem. Et need riigihanked, mida ta tegi ja kuidas kanditi kellegile, pagan teab kelle tuttavale või sõbrale, mitu miljonit rohkem. Elu on lill nagu 90-ndatel, ütled, et on kiire ja kõik. Aga kiire ka ei olnud, sest juba märtsis räägiti, et tuleks testihankeid koolidesse teha, aga siis öeldi oktoobris äkki, et meil on 3 päeva aega, meil on ainult üks firma, me maksame täna 2 korda rohkem, hurraa, ja tehti ära ja mitte keegi ei saanud karistada. Tegelikult on see tõesti väga piinlik, väga must plekk Eesti nii-öelda riigihanke ajaloos, seda enam, et rikuti kõiki riigihanke seadusi ja jalgu ja käsipidi oli seal sees Maarja Kadastik. Mõtledki, et inimene, et sa tuled ja tegeled nüüd taastuvenergia projektidega, et me ju näeme, milleks sa võimeline oled, et mida sa 2021. aastal tegid, et kuidas sa riiki kahjustasid, sest ma tuletan, kõik need andmed, kõik need artiklid on internetist leitavad, et võeti testihanke partner ilma välja kuulutamata läbirääkimistega, hankemenetlusega, et rikuti seadusi ehk ütleme rahvakeeli, helistati sõbrale ja öeldi, et kuule, et müü nüüd mitme miljoni eest teste ja kusjuures tähelepanu pöörasid konkurendid ütlesid, näete, meid jäeti ukse taha, me oleks teinud parema pakkumise, aga 2 miljonit vähemalt kaotas Eesti riik ja Maarja Kadastik oli seal juures ja muide pean ka mälu värskendamiseks rääkima, et kes oli see ettevõte. Tegu oli siis Self-Diagnostics OÜ-ga ja kuna meil see Maarja Kadastiku teema päevakorrale tuli, seda enam, et Raul Eamets oli ka kirjutanud Postimehes artikli samal teemal, kuidas Reformierakonnaga kogu aeg midagi juhtub ja avastasin, et Self-Diagnostics oli vahepeal ära kadunud ja ma ei leidnudki ei tema ajalugu, aga registrikoodi järgi leidsin uue ettevõtte nime ehk siis Self-Diagnostics
oli muutnud oma nime ja nüüd, üllatus, 6 aega tagasi on tekkinud puhta minevikuga uus Self-Diagnostics OÜ ja omanik on ka sama, nii et ma saan aru, et alustatakse puhtalt lehelt, vana minevik on jäänud kuhugi selja taha, aga väike mure on ka, et kas nüüd on uus testihange kuskilt tulemas, et tehakse juba ajalugu puhtaks. Sellega on nii, et ikkagi, et mõned firmad saavad oma algkapitali teistmoodi kui teised, et hiiglaslikud summad, kui makstakse poole rohkem, et täpsustan, et see oli 2001, kui oli hange ja 2002, siis need asjad kerisid veel kuni minister tagasi astus, aga tegelikult oleks pidanud ka kriminaalasja saama. See asi oli naljast kaugel, et maksta ligi 3 miljonit eurot rohkem. Näete, 28. oktoobril 2021 sõlmitigi leping OÜ-ga Self-Diagnostics. Ettevõtte pakkus 5,1 miljoni eest 2 miljonit testi, aga juba 6 aega hiljem saadi ühelt teiselt firmalt testid 2,3 miljoniga, kusagile kadus ligi 3 miljonit õhku. Ja muide, ma arvan, et see on ka põhjus, miks Liina Kersna mitu aastat mingisuguseid kohti ei saanud, et ta lihtsalt pesti puhtaks, ilusti lõhnastati ära ja midagi ei juhtunud, et see sama lugu nagu Siim Kallasega, et kõik oli olemas talle vahele jäämiseks 10 miljoni dollari teemal ja muide ma ütlen, Riigikohtu otsus oli ka olemas, et ta mõista süüdi audiitorile vale andmete esitamise osas, aga tolleaegse kohtukorruptsiooni põhjustel lihtsalt seda otsust ei tehtud. Et nii päästetakse alati ära. Reformierakond oleks lõpetanud eksistentsi, kui Kallas oleks süüdi mõistetud selle sama Riigikogu kohtu otsuse põhjal. Ta oleks kadunud nagu mõni teine koonderakond. Ei, teda on hoitud kunstlikult kogu aeg. Käsi peseb kätt kohtusüsteemi poolt. See on meie kohtusüsteemi reaalne olukord. Ja veel on huvitav märkus, et nagu te teate, on ettevõtete majandusaasta aruanded jälle leitavad internetist, võtke lahti teadmik.ee ja pange siis sinna otsingusse see TX valdusosaühing ja näete, milline oli Self-Diagnostics ajalugu, ehk siis tulid suured miljonid mingil hetkel, aga aruande aasta lõpetati kahjumiga, sest üldhalduskulud ja kõiksugused huvitavad kulud sõid selle miljoni ära või need miljonid, mida siis riigihankes teeniti, ehk ei saa öelda, et see kuidagi eeskujulik selle ajalugugi välja näeb. Ma saan aru, miks nime muudeti ja miks siis mingil uuel hetkel või 6 aega hiljem uus Self-Diagnostics loodi. Ehk see näitab jälle Reformierakonna käekirja. Ja uus uudis või värskem asi on ju ka see nüüd natukene näitab sotsiaaldemokraatide käekirja, ehk siis võtame jälle sellist ärimudelit, ehk Utilitas Windi juhtkonda kuuluv inimene on ka sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv inimene. Utilitas hakkab veel väga palju raha teenima, sest tema on üks peamine tuuleparkide taga arendaja ja nõuab näiteks Põltsamaa vallalt terve miljoni selle eest, et ta ei ole veel oma tahtmist saanud. Jaa, et Põltsamaa vallaga ongi nii, et Utilitas Wind võitis jälle, kas pole huvitav, võitis vähempakkumise konkursi ja tagatiseks riigile, et ta täidab need võetud kohustused, maksis ta 1,1 miljonit eurot. Aga nüüd siis tema kohustus oli see, et 2027. aastal alustatakse siis elektritootmist. Aga kahtlan on, vaatad, et juba on aasta 2025, aga ei ole veel ühtegi ehitusluba ega planeeringuid kinnitatud ja nüüd on see Utilitas Wind
ähvardanud Põltsamaa valda, et Põltsamaa vald peab kinni maksma tema Utilitase Windi ja riigi vahelise kokkuleppe see 1,1 miljonit eurot. Et noh, kas saab, kas see on nüüd tänapäevane ärikultuur, me oleme jõudnud 90-ndatesse tagasi, kus siis kel jõudusel õigus. Jah, Evelin, nii ta on. Justiitssüsteemiga on asjad ligadi-logadi ja eriti halvasti on tippudes, sellepärast et tipud ei vastuta, kui nad vahele jäävad. Ja paraku ei vastuta ka justiitssüsteemi enda tipud, näiteks üks prokurör, kes ütles, et vägistamine ei too vaimset või füüsilist kahju tingimata. Noh, ikkagi töötab seal edasi prokuratuuris. Aga räägimegi, Evelin, nüüd pärast väikest pausi Liisa Pakosta etteastest. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja siis neljapäevasel päeval esines Riigikogu istungil justiitsminister Liisa Pakosta ja tal oli 2 teemat. Üks oli siis kriminaalpoliitika, põhialused 2030 ja konkreetselt rääkis 2024. aastast. Ehk siis nagu visiooniga, kuidas neid kriminaalpoliitika põhialuseid täidetakse. Järgmine teema oli tal siis seadusloome põhialused. No ja mida me siis tema ettekandest nägime, seal jooksid igasugused numbrid läbi, loomulikult räägiti kohustuslikult ikka digiasjadest ja ikka kohtus rohkem digiasju. Ja siis pidi olema ka olulised uuringud toimuvad, näiteks vanemaealiste kuriteoohvrite analüüs, uuring kauplustest toime pandud varguste menetluspraktikast, issand, ja siis mõningatest DNA teemadest. Toon siis Liisa Pakosta kõnest välja mõned kohad, et kuritegevus on justkui tsükliline ja et praegused vargused on justkui mingi tsükkel. Ei, praegused toidukaupade vargused on eelkõige seetõttu, et meie valitsus on rahva nii vaeseks teinud, et inimesed tõesti, nad ei käi poodides luksuskaupa varastamas, vaid tihtipeale varastatakse kõige lihtsamaid toiduaineid ja see ei ole mingi seaduspärasus, et on tsükliline ja veel naljakas moment oli sellest, et me väga tihti oleme ju rääkinud sellest, et tehke nüüd midagi nende telefonipettustega ja Liisa Pakosta ütles, et oi, et kui temale need petukõned tulevad, siis tema viskab kohe telefoni eemale. Ehk siis minister ei oska ka mitte midagi muud nende petistega teha, vaid peidab pea kuhugi liiva alla. Samas see nii süstemaatiline ja Anti, sa veel rääkisid sellest ka oma kõnes. Jaa, ma küsisingi, et te räägite, et olete ise selle petukõnega seotud selle kaudu, et olete ka neid saanud, et võiksite tõsisemalt võtta teemat. Ja vaadake, et lihtsalt teavitamine, see ei ole kindlasti piisav. Sellepärast, et inimesed kaotavad 10 miljoneid igal aastal petiste tõttu. Ja siis kas tõesti siis telefonikõnest ei jää jälge, kallid inimesed? Räägime digiriigist, aga telefonikõnesid ei suudeta jälitada. On ju kõnekeskused, need ei ole üksikud inimesed, kes helistavad, 10 kaupa istutakse büroos koos ja korraldatakse massilisi petukõnesid. Ja nüüd äkki on kõik abitud. Tõsi, kui ta tuleb Filipiinidelt, siis on kindlasti olukord keerulisem, aga neid on Euroopas. Näiteks siis Tšehhis leitud kõnekeskus oli põhiliselt Ukrainast tulnud aferistide keskus, nad oskasid ju head vene keelt ja 10 kaupa istuti ja tehti Eestisse ja mujale kõnesid üle Euroopa, kus juures, et päris hullud lood ikka. Jah, et need kõnekeskused, et tõesti me peame ju põhjusega tegelema, mitte tagajärgedega, et oi, et inimesed justkui on ise süüdi, et nemad saaks seda ju 100% ära hoida ja Anti, sa ütlesid ka väga õigesti, et ikka jääb neid inimesi, keda saab
ütleme, raskel hetkel tabada, nii et inimene jääb seda uskuma, ka mina olen saanud kõne, kus kõigepealt inimene nutab sulle torusse ja aga kuna ta hakkas vene keeles rääkima, siis ma sain aru, et on petisega, aga kui ta oleks eesti keeles hakanud seal rääkima ja nutma, oleks esimesed mõtted kohe olnud, et noh, nutusest häälest sa ei saa aru, kas see on nüüd tuttav või mitte tuttav, et oleks kahtlustanud, et äkki lastega midagi juhtus, kas äkki lapse sõbranna helistab või et sellises olukorras sa võid käituda hoopis teistmoodi, kui sa oled näiteks laua taga, mõtled, et kõik mu lähedased on minu kõrval, et loomulikult ma ei jää neid petukõnesid uskuma. Aga kui juba minister ka on nii saamatu, et tema tunneb, et tema võimuses ei olegi mitte midagi teha. Ta peaks terve osakonna tööle panema, et see mitukümmend miljonit kaotust inimestel on tohutu kaotus võrreldes nende poevargustega, sest ettevõte suudab kuidagi ikkagi poevargused ära lahendada ka sellega, et neil on kasum vähemalt olemas, aga eraisikutel, kui nad kaotavad kortereid, maju, kümneid tuhandeid, see on nii ränk löök. Ja need petuvkõned, need on ju tihtipeale sellised, et noh, pangas on mingi probleem või seal on mingi probleem, mis see näitab, et mida rohkem või inimeste usaldamatus riigi suhtes, pankade suhtes kasvab, seda rohkem on võimalusi ka nendel petistel, kui inimene teab, et ta võib iga hetk usaldada riiki, et riik lahendab need õnnetusjuhtumid, et pank on turvaline, et ta ei lase sul raha kallale, sest üks skeem on ju olnud selline, et inimesele helistatakse, öeldakse, et teate, teie kontole on häkitud, tooge kohe oma raha välja, andke meie kulleri kätte, et kuller viib selle uuesti panka. Ja helistatakse ka lastele ja helistatakse ka tõesti nii eakatele inimestele, kes ei pruugi arugi saada, mida neilt õieti küsitakse ja trikitatakse, kui 90-sele inimesele helistatakse, siis ta võib eksida, kui talle öeldakse, et me oleme pangast ja andke mingid koodid, et kõigil ei ole nii kiiret reaktsiooni ja igal juhul üks valdkond, kus on täielikult asjad lappama läinud. No ma läksin ka pulti fraktsiooni poolt ja rääkisin, mida siis on tegemata jäetud õigussüsteemis ja esimesena võtsin ette rahapesu. Tuletasin meelde, et kui kaugel siis on rahapesu uurimine. Ehk siis kui mujal maailmas on toimunud juba palju, Danske Bank on saanud väga suuri trahve, Rootsis on saadud väga suuri trahve, Rootsis on isegi üks pangajuht süüdi mõistetud, siis Eestis on jätkuvalt olukord, kus mitte kedagi ei ole süüdi mõistetud. Küll aga ju siit käis see raha läbi ja kui selline hiiglaslik rahapesu toimub, siis see korrumpeerib ühiskonda laiemalt, sest olid kasusaajad, olid vahendajad, olid varifirmade tegijad, nad on kõik kuskil olemas. Me ei saa rääkida, et asi oleks kuidagi korras, ehk siis kui me räägime suurtest asjadest, siis on asi haletsusväärne ja ma ütlesin, et mitte keegi ei vastuta ja ma räägin vastutamatusest. USA küll andis mõnevõrra raha selleks, et Eesti saaks rahapesuga võidelda, aga see oleks ilmselt olnud 100 või rohkem miljonit rohkem, kui Eesti oleks päriselt koostööd teinud, sest niipea kui Kaja Kallase valitsus tuli, lõid nad minema Louis Freeh, rahapesu uurija, endise FBI teadirektori, kelle Martin Helme oli siis palganud selleks tööks ja teate, asjad hakkasid ju välja tulema, hakkasid nimed välja tulema, hakkasid võrgustikud välja tulema. Seda ei saanud lubada, sest see oleks viinud valitsusparteideni välja. Ja kui me räägime, miks EKRE valitsus maha võeti, siis loomulikult üks põhjus oli abielureferendum. Õigusorganid kuritarvitasid oma vahendeid selleks, et üks päev enne abielureferendumi otsust Riigikogus Ratase valitsus maha joosta. See oli nii prokuratuur kui tolleaegne kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu, kes siis selle asja just üks päev enne referendumi otsust sättisid, kasutades nutikalt oma tööriistu ja Keskerakonna kohta kogutud komprat.
see ei olnud juhuslik, et kui see on juhuslik, siis mis üldse sinna kuulub. Aga vaatame edasi, Evelin, Pihlakodu juhtum, see ju ajas inimesed tagajalgadele. Jah, et väga palju oli sellel teemal küsimusi, et miks ka Pihlakodu ise ei vastutanud, sest need kaebused selle juhtumi kohta hakkasid ju varem tulema. Hooldajad juba rääkisid, et see mees on ohtlik, aga need vaikiti maha ja seda enam, et meil on olemas säte, mis on võetud 2023. aasta lõpus vastu, et selle sätte põhjal saab võtta vastutusele ka juriidilise isiku ja mis oli siis peaprokuröri vastus, kes käis ka korruptsioonikomisjonis aru andmas, et see säte liiga uus, et me ei oska veel nagu selle järgi nagu orienteeruda ja ka mulle tundub, et siin ei taheta midagi teha, sellepärast, et tegu on jälle Reformierakonnasele või ja minu teada Rosimannustele kuuluva ettevõttega, ehk siis see muster, et kui on jälle mingi seos reformierakondlasega, siis see pestakse puhtaks ja mulle ongi hea soovitus kõikidele kuulajatele, et ärge seadke ennast ohtu, et te lähete kuhugi Pihlakodusse, mis kuulub reformierakondlasele või võtame mõne muu sellise asutuse, mis kuulub reformierakondlasele, et esiteks seal võib juhtuda asju, mis teid kahjustavad, pluss see, et pärast ei võeta kedagi ka vastutusele. No ma räägin ka prokuratuurist ja prokuratuuri puhul juhtus üks hästi kurioosne asi, nimelt siis prokurör Airika Lepp ütles Eesti Ekspressile, et tsiteerin, prokuratuuri hinnangul pole piisavalt tõendeid, et seksuaalkuritegu tõi dementsetele hoolealustele kaasa tervisekahju. Iga tahtevastane sugu ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju. No vabandage väga, et vägistamine ei põhjusta tervisekahju. No kuidas nii? Et see on kurioosum ja nii asju ei aeta, et prokurör räägib sellist juttu, et ta peaks nagu minu meelest oma töökoha kähku maha panema. No võtame kas või lähedased, et kui juhtub midagi sinu lähedasega, siis midagi traagilist, siis ka lähedased saavad selle tervisekahju, millise hingetrauma võib saada selle ohvri lähedane, kes on mõelnud, et ta on andnud oma inimese, usaldanud oma lähedase hooldajatele, kes tegelikult on kuritarvitanud nii usaldust kui ka selle inimese tervist, et niimoodi nagu selline suhtumine prokuratuurilt ja mulle tundub, et ka Liisa-Ly Pakosta ise justiitsministrina on ka väga küüniline selle asemel, et tõesti näha, et siin on tegu inimeste õiglustunde riivega, tema vastab hoopis, et mina ei sekku sellistesse asjadesse ja samas, kui me vaatame teist juhtumit, selle Kajar Lemberi juukselõikust, et see kestis 8 aastat, käis see uurimine, no kuskil peab ju terve mõistus vastu tulema, kuskil peab ju olema see terve mõistus. Aga mõelge see riigi raha, sa just mainisid. 1,5 miljonit kulutatakse juukselõikuse uurimise peale, siis mul tekib küsimus, et mis teil viga on? Vaata, siis ei ole sellist asja, et lõpetaks selle menetluse ära, et tegu oli imeväikese juhtumiga. Aga kui oli Stroomiranna juhtum, kus olid mõjukad reformierakondlased, siis see segatud Eerik-Niiles Krossi näol, tema abikaasa näol,
Siis ei midagi, siis tehti oportuniteediga ja öeldi, et valimiste kõigutamise katse ja siis valekaebused, väljamõeldiste levitamine. Noh, see on nii, et teeme kokkuleppe, et ei saa karistada, oportuniteet. No see ongi näide, millest sa just rääkisid, et reformierakondlastele ja nendega seotud isikutele reeglid ei kehti, samad reeglid, mis teistele, et kui EKRE puhul midagi on nagu Marti Kuusiku juhtumil, no siis pannakse kogu politsei ressurss teda taga ajama. Ma Rakvere kandi ja Lääne-Viru inimestele märgin eraldi, et siis kui tema juhtum oli, siis mitukümmend politseinikut aeti Rakvere üle Eesti kokku, tema lapsepõlve sõpru jälitama ja üle kuulama. Politsei peadirektor ise istus staabis ja kamandas seal, tohutu politsei ressurss, no selline peaaegu et sõjaline operatsioon, et EKRE ministrid maha võtta, et valitsust kukutada, kõik vahendid pandi mängu. Kõik see oli bluff, kõik see oli valekaebus, kõik see oli otsast lõpuni vale, kaasa arvatud need pealtkuulamised, suur osa nendest oli täiesti volitusi ületades tehtud. Aga siis ma ütlesin Riigikogu puldis, kus on Lehtme juhtum, Ta tegelikult on üüratud kahju teinud Ukraina rahvale sellega, et kui enne tema juhtumit oli ju annetuste kogumine veel tipus Eestis. Ja mõelge, kui paljud ukrainlased võisid jääda ilma selle eestlaste toeta, mida varem nii meelsasti anti. Kui mitu sõdurit võis langeda selle tõttu, et eestlased ei saatnud enam nii palju raha, kui mitu kuulivesti jäi saamata, kui mitu autot jäeti saatmata, kui palju tsiviilisikud jäid ilma abita, miljonid jäid saamata selle tõttu, et Lehtme juhtum kahjustas usaldust ja mitte midagi. Aastad on kulunud Riigikogu liikme tasemel, ta sai parima häälte saagi Eesti 200 ridadest, tõi seda parteid pildile, aasta eurooplane, mitte midagi. Jah, et soovitan meie kuulajatel lugeda ka Postimehe artiklit Raul Eametsa, Bigbanki peaökonomisti arvamust, kus tema leiab ka, et võimuga seotud inimeste eksimustesse suhtutakse ikka väga leebelt ja samas opositsiooni esindajate suhtes kasutatakse jõuvõtteid, et tuletame siis kõik need lood meelde, ei tohi muidugi unustada ka Mary Krossi juhtumit, et natukene aega enne valimisi tuli Mary Kross välja jutuga, et teda loopisid EKRE märgiga inimesed, loopisid kividega teda ja tema koera, aga hiljem siis uurimine tuvastas, et ta lihtsalt valetas, sest mobiiltelefoni positsioneerimine näitas, et ta ei viibinud samal ajal väidetud kohas, aga kas me aga see uurimine lihtsalt lõpetati, öeldi, et näed, avalik huvi puudub. Täpselt, sellest tulebki rääkida ja korduvalt, et me rääkisime ka testihangetest, kuidas joosti. Autorollo on juba üsna palju ära räägitud lugu, aga Evelin, läheme korraks veel esmaspäevase istungi juurde, kui oli pealekaebamisseadus ehk rikkujast teavitaja kaitseseaduse täiendamine. Ma siis selgitan, mis see keerulise nimega seadus tähendab. Rikkujast teavitaja kaitseseadus tähendab siis seda, et Euroliidu õiguse nõudmistel on siis Eestis tekitatud nii-öelda teavitamiskanalid kõigis asutustes ja ettevõtetes, kus on üle 50 liikme inimese tööl, et kuidas siis see teavitamine käib, et kui mingi euroõiguse rikkumine, euronormide rikkumine avastatakse, kohe peab olema eriti turvatud kanal, kas advokaadiga kaudu või mingite muude liinide kaudu, kus siis kohe info liiguks. Ja see on muidugi varem vastu võetud seadus ja sellele andsime me kõva lahingu, nimetades varemgi teda sihukeseks neostalinistlikuks pealekaebamissüsteemi loomiseks. Ja nüüd tehti täiendus, et siis lisati sinna sanktsioonikuriteod, mis muidugi näiliselt on õilis asi jälle,
oi kui õilis asi, mis puudutab Venemaad, aga tegelikult on asi selles, et igal kodanikul on õigus niikuinii teavitada õiguse rikkumisest, et mingit euroõiguse kanalit ei ole vaja juurde luua. Ja miks just euroõigus tõstetakse veel kõrgemale kui Eesti õigus? Miks just nende jaoks on vaja pealekaebamiskanalit? No ei ole normaalne. Ja sellel seadusel oli rida puudusi ja üks, muidugi seda natukene parandati ka, sest see ei leidnud ka kohe toetust, aga see, et juriidiline isik, ta peab ise ennast justkui süüdi tunnistama ja et see nagu ka meie õigusruumis uus asi, et tegelikult varasemalt on kehtinud see, et inimene ei pea tunnistusi andma ei oma lähedastele ega ka iseennast nagu süüstama. Jah, et aga uued euroreeglid tulevad, tuli ka see konkurentsiseadus, et ma vaatangi, et Reformierakond on ikka gaasi väga tugevalt põhja vajutanud, kõik võimalikud jaburad seadused, mida on suudetud aastakümneid ka eemale hoida, et nüüd on need nagu laviinina peale tulnud ja ma küsisin ka neljapäeval Liisa-Ly Pakostalt, et kui kaugel siis ollakse selle vaenukõne seadusega, sest see toodi ju, vihakõne seadus on võib-olla õigem nimetus, et see toodi ju korraks Riigikokku, aga kuna me esitasime sinna 600 muudatusettepanekut, pandi see mõneks ajaks riiuli peale seisma ja Liisa-Ly Pakosta, ta oli nii ettevaatlik oma sõnadega ja ütles, et see seadus võetakse vastu nii nagu Euroopa Liit käsib, et täpselt nende normidega, ja see oligi kõik, et päris jube nüüd mõelda, et kuna nad on kõik nupud põhja keeranud, kõik jaburad seadused Riigikokku toomas, et ega siis siin midagi paremaks ei lähe. Ma veel mainin, et rikkujast tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitseseadus võeti siis 2024 vastu maikuus. Vaadake, kui lai kohaldamisala on. Selle alka kuuluvad Euroopa Liidu õiguse osad riigihanked Euroopa Liidu valdkonnas, finantsteenused, tooted, turud, rahapesu, terrorism, tooteohutus, transpordiohutus, keskkonnakaitse, kiirguskaitse, toiduainete, söödaohutus, loomade heaolu, rahva tervis, tarbijakaitse, eraelu puutumatus, isikuandmete kaitse ja veel mitmed asjad, et kujutage ette, kui laia perspektiivi, kui laia haardega siis nagu surutakse seda kaebamissüsteemi uue liidu poolt. Et Objektiivi portaalis kasutatakse tihti peale sõna liidu vabariik, et kas ei tule tuttav ette. Nooremale kuulajale võib öelda, et liidu vabariigid olid Nõukogude Liidus tüüpiline nimetus okupeeritud territooriumitele ja administratiivüksustele, aga Euroopa Liit kisub üha rohkem sinna poole, kus me meenutame liidu vabariiki ja tuletan meelde, et ongi nii, et meil on 2/3 seadusandlusest, mis on seotud Brüsseli nõuetega otse või kaude ja see on tohutu suveräänsuskadu ja see on ka põhjuseks, miks meile tulevad sellised hullud normid, vihakõne seadused, rohepööre, see on kõik käsukorras suurriikide poolt meile kehtestatud, kas ei tule tuttav ette? Jah, et Varro Vooglaid juhtis ka tähelepanu, et meile tuleb väga palju seadusi, kus ei ole tehtud enam põhiseaduse analüüsi, et kas ta on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Ja see on tegelikult olnud ja alati seadusloome juures heaks õigusloome ja normitehnika tavaks, et niimoodi tehakse, aga paljud asjad on sellised, kus me küsime, et kuidas see meie põhiseadusega kokku käib. Suur tänu, Evelin, meie saateaeg hakkab otsa saama, selline oli üsna tihe ja töine nädal seekord ja hoiame teid siis muidugi kursis järgmise nädala põletavate sündmustega. Aitäh kuulamast ja kõige paremat! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.